Nii, tere! Äh, Detsembri lõpus lõppes meil Eesti Meditatsioonikooli poolt korraldatud Osho dünaamilise meditatsiooni 21-päevane online kursus. Ja selles mõttes see oli nagu super kogemus, et nii nagu Osho on ise ka öelnud, et 21 päeva on nagu vajalik selleks, et mõistuses tekiksid siis ka nagu muutused ja meie siis selline mõistus annaks nagu natukene ohjad kätte kehale ja muudele tööriistadele, kui ainult ise ei kamandaks. See vist oli nagu selline esimene katsumus online'i teemal seda teha, et ma olen ennem teinud ka 7-päevase nagu siis ruumis, et teatud koroonapiirangutele me otsustasime teha selle online'is ja eks päris paljudel vist oli nagu see kõhklus ja kahtlus ka, kuidas see nagu toimib, et kas see on nagu tehtav. Ja ma pean ütlema üllatuseks, et tegelikult oli see nagu väga tõhus, ja isegi mõnes mõttes väga mugav, et kuna see 21 päeva tuleb nagu järjest teha ja seda aega peab ikkagi väga kõvasti planeerima ja detsembrikuu ei ole kõige lihtsam, et minul isiklikult oli hästi tore, et ma sain seda just teha nagu online'is ja et selleks ei pidanud kulutama nagu eraldi aega kuskile sõitmiseks, et kodus tegelikult see ruum on suht kergesti ikkagi leitav, et ei pea tegema väga kõvas jääli, et seal on nagu alternatiive selleks, et mitte teisi ütleme naabreid ja siis elukaaslasi seal segada eriti või hirmutada, et mis seal teises toas toimub. Et see oli väga mugav ja kuna ikkagi me olime online'is kogu grupiga ja ka siis juhendaja kogu aeg nagu jälgis, et selles mõttes ei olnud ka see nagu väga selline nagu võib-olla hirm, et äkki on nagu väga isetegevus, et läheb käest ära, ja see grupi energia nagu just selleks, et ikkagi nagu kindlatel päevadel või iga päev nagu kindlal kellal nagu kohale tulla ja seda ikkagi teha, isegi siis, kui tekib see tunne, et teinud juba küll ja tegelikult võib-olla ei mõjugi ja üldse, mis nõmedust ma siin nagu teen vahepeal on ju. Et siis see grupi toetus on nagu hästi oluline, et online'i versiooni puhul üllatavalt palju plusse võrreldes võib-olla nende esialgsete tunnetega, et ikka tahaks nagu ruumis olla ja teha nagu just nimelt traditsioonilisel viisil. Siis mis ma nagu enda kohta võin öelda, et mis muudatused selle 21 päeva jooksul, mida ma nagu märkasin, et mul päris paljud hirmud tulid välja, et nii nagu öeldakse, et kõik, mis su sees on, saab välja tulla ja ma olen päris üllatunud selle üle, et mingid emotsioonid, mida ma arvasin, mul polegi või need oli isegi raske nagu esialgu välja kiskuda, et need ikkagi tulid välja. Mõned päris sellised isegi võimsad ja natuke isegi hirmutavad. Siis kindlasti ma panin tähele, et energiat tuli palju juurde ja ka mitte sellist nagu rahmeldamis- või aktiivset energiat, vaid lihtsalt sellist energiat, et sa teed asju, suudad hästi palju nagu päeva jooksul teemasid vahetada, splittida ja sa ei väsi nagu ära, et sul ei teki sellist kurnatuse tunnet, et selline nagu väga-väga positiivne ja niisugune stabiilne energiavoog. Siis ma panin tähele seda, et mul unekvaliteet oluliselt nagu paranes. Hästi sügavad ja kosutavad uned, võiks öelda, et uni nagu tervikuna nii magama jäämisest kuni ärkamiseni oli selline, ma ei oskagi öelda, nagu täisväärtuslik igatepidi, et kerge uinuda, hästi pikk ja rahulik öö, mitte midagi ei seganud, nagu üldse igasuguste krõpsude peale ei ärka, unede peale ei ärka ja hommikuks ükskõik mis kellal siis nagu tõusta, et oli väga selline hea tunne, et väga-väga välja maganud ja muidugi eks selles mõttes sellist nagu pinget ja ärevust ja sellist ärrituvust ta ikkagi väga-väga tõmbab nagu maha, et nii palju selline nagu meditatsioon ikkagi väga mõjub, et sa suudad ikkagi nagu distantseeruda ja asju kõrvalt vaadata, et mitte ei rapsa kohe sisse nagu täie emotsiooniga.
Aga ma võib-olla annaks siis sõna Helenile, mismoodi Helen ennast tunneb, tema kindlasti oskab täiendada veel paremini. Jaa, ma alustan sellest, et ma tulin seda dünaamilist meditatsiooni tegema sellepärast, et mul oli diagnoositud ärevushäire ja ma tahtsin midagi alternatiivset proovida, et äkki hakkab kergem. Ja kokkuvõttes ma näen, et esimestel nädalatel läks tegelikult raskemaks. Nii nagu ka eelkõneleja ütles, et tulid välja hirmud ja hoopis kuidagi suuremad ärevused ja tulid välja probleemid, mis ma arvasin, et ammu on lahendatud. Aga seda öeldakse isegi selle dünaamilise meditatsiooni kohta, et ta nagu raputab kõik selle vana asja välja. Et see on loomulik, et nii tuleb, et ainult siis saabki sellest nagu lõplikult vabaks. Ma nägin jah, et see toimetab minuga, et sellepärast loobumismõtteid mul küll ei tulnud, ehkki oli väga raske vahepeal. Aga edasi minnes paranesin nii meeleolu kui ka selline füüsiline heaolu, et keha nagu harjus sellega igapäevaselt ja keha nagu nõudis oma seda igapäevast meditatsioonidoosi. Et noh, ma toon veel välja selle, mis mulle kõige enam meeldis, siin annaks muidugi rääkida väga pikalt, aga meditatsioon õpetab ju vaatlemist ja just seda selle nurga alt, et ma eraldan nagu oma mõtted ja oma keha enda olemisest siis nagu ja mida see siis tähendab või miks see hea on sellepärast, et ma saan siis kõiki igapäevaseid, ütleme selliseid väliseid stressoreid või ärritajaid justkui nagu kõrvalt vaadata, et see mõjutab nagu siis mu igapäevast heaolu, et mul on nagu palju kergem igapäevaste asjadega toime tulla. Ja mis veel füüsilises mõttes, et see meditatsioon aitab kindlasti kaalu kaotada, kellel see soov on, et see on ikkagi nagu füüsiline trenn ka ja mis ta veel mulle tegi, et kui mul on õlad olnud hästi pinges terve elu, siis midagi ta tegi nii, et mu õlad on täiesti pehmed. Mul on vähem peavalusid. Ja üldiselt kuidagi nagu rüht on nagu kuidagi sirgem või rüht on parem ja ütleme, et kui see kestis 21 päeva, siis mina tundsin, et lõpus ma sain selle päriselt alles nagu käppa endale, et ma saangi aru, miks mitte vähem teha. Ja ma tegelikult jätkasin sellega pärast 21 päevast seda pikka maratoni, et tegin üksinda ja mõnes mõttes üksinda tegemine mulle nagu ka sobis. Et sain ennast kuidagi veel võimsamalt välja elada ja võib-olla see oli ka selline julgus, mis oli ajas kogunenud, et ma sain nüüd aru, mida ma tegema pean selle meditatsiooni ajal. Ja kokkuvõttes ma tunnen ennast praegu hästi, enesekindlamalt kindlasti, julgelt ja ma näen, et ma olen oma igapäeva toimetustes kuidagi rahulikum äkki, et muidu väikeste laste kõrvalt oli raske sellist pidevat rahuseisundit säilitada, aga nüüd on seda palju lihtsam teha. Ja kui rääkida sellest, et see kursus oli läbi Zoomi, siis minusuguse introverdi jaoks oli see väga-väga hea lahendus, sellepärast et mulle meeldib mu selline turvaline keskkond, et mul läheb aega, et inimestega harjuda ja kuna see meditatsioon ikkagi on selline nagu oma turvatsoonist välja minek, et kui ma pean selle ühes osas kõiki oma emotsioone välja näitama, siis minu jaoks oli seda lihtsam teha siin oma kodus, sest et ma isegi üllatasin ennast, et mismoodi need emotsioonid must välja tulid, et mitte ainult, et ma tahan vehkida ja karjuda, vaid vahel ka nägu tegi mingeid väga imelikke grimasse ja ma ei tea, tahtsin keelt välja ajada ja iniseda ja ulguda nagu hunt, et mul oli seda hästi mugav teha oma kodus. Aga samas ma nagu kuulsin ka teiste neid tegi hääli ja sellist keskendumist läbi kaamera siis, nii et tegelikult see grupitunne ikkagi nagu tekkis
aga ma sain olla oma turvalises keskkonnas, nii et kõik, kes seda kaaluvad, seda meditatsiooni teha, et mina nägin, et siin ei ole mitte midagi kaotada, et siin on ainult nagu võita või mina nagu soovitan. Et see on minu poolt kõik. Mina ka kindlasti soovitan ja mul nüüd Eleni jutust nagu meenub ka seesama, et tegelikult mul on olnud ka kogu aeg õlgades ja seljas nagu pinge ja siuke nagu konstantne nagu tükk seal kohe sees, et see ma avastasin ka, et see kadunud. Ma ei tea, millal see ära läks, aga ilmselt samamoodi selle meditatsiooni käigus on see nagu läinud. Ma kindlasti soovitan, et väga palju pisiasju tegelikult elus muutub nagu paremaks ja kergemini võetavaks. Ma isegi juba räägin rahulikumalt. Et ka minu poolt, et kindlasti suur soovitus proovida teha ja ka omamoodi, et 21. päevaks ma tundsin umbes samamoodi, et ma nagu sain aru, mismoodi ma tegema seda pean, et mis värk üldse on. Et 7 päevaga ikkagi nagu ei jõua eriti kuhugi.